Amazon on kohati nagu sõjatander. Kui sul ei ole head plaani, ettevalmistust ja sa ei tea väga hästi, mida sa teed, siis see teekond võib olla suhteliselt lühikene ja hävitav. Vastupidi, aga kui sa oled pidev õppija, sa oled paindlik, kohanemisvõimeline ja järjepidev süstemaatiline töötegija, siis on võimalused seal tegelikult päris head. Ma olen Amazonis müünud tänaseks 7 aastat, selle jooksul me oleme lanseerinud üle 150 erineva toote edukalt, ehitanud 3 Amazoni miljoni kontot ja teinud kokku üle $25 miljoni käivet. Selle teekonna jooksul me oleme teinud päris palju vigu, mis on meid õpetanud, aga me oleme teinud ka päris palju asju õigesti, mis on meid viinud väga heade edulugudeni. Siin ma tahangi jagada sinuga 10 suurimat õppetundi tõdemust minu viimase 7 aasta Amazoni kogemuse pealt. Hakkame pihta. Esiteks, ära mine liiga suurde konkurentsi, ära mine liiga suurt käivet esimese hooga püüdma. See kehtib nii alustaja kui tegelikult ka kogenud müüjana. Mis lihtsalt juhtub on see, et mida suuremaks läheb käibepotentsiaal sinu tootel, seda suuremaks läheb ka konkurents, nende pädevus, nende professionaalsus, kuni sa jõuad teatud nišidesse või teatud käibevahemikesse, kus hakkavad kehtima hoopis teistsugused mängureeglid ja su vastas on professionaalsed turundusmeeskonnad, mitte enam mees ja koer tüüpi ettevõtted. Näiteks me esimesel brändil me lanseerisime kõik tooted teadlikult vahemikus 10 kuni 80 000 kuukäibega, alguses pigem madalamad, hiljem pigem natuke suuremad riskid ja meil oli 100% edumäär. Ja siis, mis me mõtlesime uue brändiga, oli see, et teeme midagi uut, teeme midagi suuremat, teeme midagi veel vingemat. Ja me läksime konkurentsi, kus esilehe top tegijad tegid kõik vahemikus 200 kuni 500 000 kuukäivet. Aga me ei läinud sinna päris nagu niisama ka, et me tegime päris põhjaliku tootearenduse, me patenteerisime oma toote, meil oli rahaliselt päris palju jõudu, et selles nišis läbi lüüa vähemalt paberi peal hästi. Ja meil oli tegelikult väga tugev ja terav meeskond, kes oli juba aastaid Amazonis tegutsenud, kes olid lanseerinud erinevaid tooteid erinevates nišides väga edukalt ja nad olid väga pädevad selles, mida nad tegid. Nüüd, mida me ei osanud ette näha, oli 2 asja. Esiteks, kui palju mängib hind rolli sellises konkurentsis. Juba väikesed kõikumised hinnastuses mõjutavad tohutult sinu müügivolüümi, mis omakorda mõjutab sinu rankingut Amazoni platvormil. Lihtsalt tegelikult see efekt on kogu aeg igal pool olemas, aga mida suurema käibe peale sa lähed, seda suuremaks see efekt muutub. Ja teiseks, mida me ei osanud ette näha, on see, et kuidas konkurendid seda mängu teevad. Sellises käivetes, sellises nišides me märkasime, et enamus meie konkurendid mängisid mustalt. Said keelatud reviewsid, tegid keelatud lanseerimistehnikaid, tegid keelatud rankimistehnikaid. Ja mänguteooria ütleb, et kui sina oled ainus tüüp, kes mängib puhtalt ja kõik teised petavad, siis sa juba oled automaatselt kaotusseisus. Nii et hea õppetund, uuesti teha ei taha. Teiseks, põhjalik eeltöö vähendab sinu õnnefaktorit mitmekordselt, kui mitte mitmekümnekordselt ja maandab sinu riske väga-väga oluliselt. Ehk siis sa tahad olla piinlikult põhjalik oma toote turule toomise eeltöös. Miks? Peamine põhjus on selles, et Amazoni müügis on väga pikk tagasiside lõtk. Ehk kui sa näiteks paned Facebookis oma reklaami ülesse, sa saad mõne nädala ja mõne 10 euroga juba teada, kas see reklaam töötas või mitte. Ehk siis sul on ruumi päris palju testida ja sa peaks ikka olema kiire testima, vaatama, mis läheb rahvale peale. Amazonis sul läheb aega 6, 9, 12 kuud, enne kui sa tegelikult saad öelda, kas see turu-uuring, kas see eristumine, kas see kõik töö, mis sa tegid, kas see oli nüüd siis edukas või mitte. Ja sellel põhjusel sa tahad teha võimalikult head eeltööd oma turuvalikus, konkurentsi hindamises, aga ka oma kliendi uuringus on ju, et mitte ainult sul ei ole product market fit õige, vaid sul on ka message market fit õige, ehk siis sa tabad nagu naelapea pihta oma sõnumiga oma klienti on ju, samamoodi oma reklaamide ja kõige muuga. Mida rohkem sa seda ette ära teed, seda suurema sinu õnnestumise tõenäosus, et sa pead mõtlema selle peale, et sinu konkurentsieelis peab mingites punktides hakkama välja tulema. Et enne seda eelmist näidet on ju, meie enda toodete üle 40 toote õnnestumise määr oli 100%. Meie kliendi toodete õnnestumise määr oli 80%. Suur osa sellest oli tegelikult kinni, lihtsalt selles me tegime lihtsalt piinlikult põhjalikku eeltööd kõiges on ju. Näiteks ühel kontol me läksime 0-st 100 000 kuu käibeni kõigest 1 aastaga ja see tuligi heast turuvalikust, eristumisest, turundusest on ju. 3. Koostöö võrdub kordades parem Amazoni äri.
ehk siis leia enda ümber teisi ettevõtjaid, kes käivad sarnast teekonda läbi, leia teisi Amazoni müüjaid, kellega vahetada kogemusi, võlusid, valusid, rääkida lihtsalt, Eestis on per capita tõenäoliselt maailma kõige suurem kontsentratsioon edukatest Amazoni müüjatest ja selle väga suur vundament minu arvates seisneb sellest, et Amazoni kogukond on aktiivne, nad toetavad üksteist, nad aitavad üksteist, nad hängivad koos, teevad sauna, teevad karti, igasuguseid asju, PS siin kohal, ära arva, et keegi on sulle midagi võlgu. Loo ise ennem väärtust, enne kui sa saad vastu väärtust. Et kui sa lähed küsima niisama, kuule, aita mind ja siis sa oled nagu pahane, et keegi sind ei aita, siis sa võid ainult endale otsa vaadata. Loo väärtust, loo suhteid ja küll siis see kuhjaga sulle tagasi ka tuleb. 4. punkt. Oma esimese miljonilise aastakäibeni keskendu ainult Amazonile ja mitte millelegi muule. Miks? Esiteks, sest fookuses on jõud. Selle kohta üks mu lemmik äriraamatuid on Essentialism, mis räägib sellest, et miks väga paljud ei jõua oma eesmärkideni, on see, et me tihtipeale hajutame oma energia näiteks 5 erineva eesmärgi vahel, kui tegelikult peaksime ainult ühte eesmärki taga ajama, siis kui me ajame 5 taga, siis me lõpuks väsime ära ja me ei saa kuskil tulemust ja me oleme demotiveeritud versus kui me ajame ühte hästi kitsast eesmärki taga, siis me näeme ka reaalselt tegelikult tulemusi. Ja kõik see nagu väline veebilehtede liiklus, Google Ads, Pinterest, TikTok, koduleht ja edasi, see kõlab kõik õigesti, see on äriloogiliselt väga õige. Aga iga esimese miljonini, iga minut, iga tund, mis sa panustad selles, et Amazonis saada paremaks, et Amazonis rohkem müüa, on 10 korda rohkem väärt kui asjad, mida sa teed mujale. Me oleme testinud igasuguseid erinevaid teenusepakkujaid, erinevate brändidega, ma olen kuulnud ka, kuidas teised müüjad proovivad, katsetavad, ehitada neid väliseid kanaleid ja me jõuame ikka jälle tagasi selleni, et kui sul on Amazoni oskus väga hästi välja arendatud, siis tao seda rauda, kuni see sinu konkurentsis veel tulin on. Sest idee tasandil kõik see laiendamine, väline liiklus ja see on kõik õige, aga ideed on palju lihtsamad kui teostus ja kui sa oskad Amazonis hästi teostada, siis kütta seal täiega. 5. punkt. Tootelehe optimeerimine, väärtuspakkumise paremaks tegemine on tõenäoliselt kõige kiirem, odavam ja efektiivsem viis, kuidas parandada oma müüki, saada suuremat kasumit ja üldjoontes lihtsalt elada paremat elu koos Amazoniga. Miks see nii on? Sellepärast, et conversion rate on esiteks väga suur algoritmi faktor, aga ka teiseks ta hakkab äriliselt väga suuri muutuseid sisse tooma, mis annab sulle konkurentsieelise. Vaatame näiteks 2 näidet. Kui sul on 15% conversion rate versus kui sul on 25% conversion rate tootelehel. Esimesel juhul 15% puhul ütleme, et su toode on $50, kasum on $10 müügilt ja 15% on sinu conversion rate. See tähendab seda, et 100 külastaja kohta teenid sa $150 kasumit. Nüüd oletame, et makstud reklaami klikk on $. Konversioon makstud reklaamil on tavaliselt natukene madalam kui orgaanilises otsingus, ehk siis paneme 10%. Ja eeldame, et 30% müükidest tuleb reklaamist, 70% siis orgaaniliselt, siis sinu tegelik kasum on $105. Nüüd täpselt samadel tingimustel tehtud arvutus 25% conversion rate'iga annab sulle kasumiks $212,5. Ehk siis sul on 100 külastaja kohta võimalik teenida $107,5 rohkem kasumit kui su konkurentidel. Mis sa arvad, millise eelise sulle annab? Sa saad panna rohkem raha reklaamidesse, sa saad palju rohkem tuua tooteid turule, sa igatepidi võidad oma konkurentsi. Ja nüüd kujuta korra ette, mis hakkab saama siis, kui sa üritad seda conversion rate'i veel kõrgemale suruda, mõne protsendi kaupa, võib-olla saad 10-15% isegi juurde. Ehk siis sa näed vaeva, et teha oma pildid veel teravamaks ja paremamaks ja silmapaistvaks, eristuvamaks. Sa näed vaeva, et sinu sõnum oleks veel lakoonilisem, veel tabavam, kui ta ennem oli. SEO on teravam, väiksed pisipinnad on kõik ära kasutatud. Siin on siis näited mõned meie tehtud toodete conversion rate'idest minevikus, ehk siis 50%, 60%, 77%, mis on päris kõrge. Jah, osaliselt see tulemus tuleb sellest, et on valitud väga hästi õige toote nišš, kuhu sisenetud on, aga teisalt ka see, et on väga palju vaeva nähtud sellega, et aru saada, miks klient ostab, miks ta ostmata jätab, mis on konkurentide tugevused ja nõrkused ja see kõik listingus siis kokku toodud üheks tervikuks, sest me saame aru, me mõistame seda, et conversion rate on väga oluline algoritmi faktor, see aitab meil saada kõrgemale paremaks, lisaks kui meil on parem conversion rate kui meie konkurentidel, meil on automaatselt kohe parem kasum, suuremad reklaami eelarved ja kõik asjad üldse, mida me teeme, on palju-palju lihtsamad, kui nad muidu oleksid.
6. Hind on olulisem, kui me tahame seda endale paraku tunnistada. Danny McMillan tegi selle kohta ühe väga hea statistilise uuringu, ma panen selle podcasti lingiga siia alla videosse. Aga põhimõtteliselt, mis ta leidis tuhandete toodete otsingu ja uuringu pealt, oli see, et keskmiselt kõige paremini müüv toode, kõige paremini siis performing toode on keskmiselt 2% odavam kui turu keskmine hind. Ja iga järgmine toode siis oma positsioonilt, näiteks teine parim müüv toode, kolmas, neljas parim toode, on ainult 1 või 2% kallim kui temast eelnev toode. Ehk see tähendab seda, et Amazoni klient on enamus nišides väga-väga hinnatundlik. Kas see tähendab seda, et üldse kallima hinnaga müüa ei saa? Siis ei, pigem seda mitte. Aga sa pead aru saama selles, et kui sa lihtsalt toodet vahendad ühest kohast teise, siis sul ei ole väärtuspakkumist, on ju. Kui sa näed oma väärtuspakkumise, toote arenduse ja kõige muu sellisega vaeva, siis jah, on võimalik küsida suuremat hinda, et me oleme müünud oma klientide tooteid 20–50% kõrgemalt kui turu keskmine ja ikka turu number 1 positsioonil olnud, on ju. Aga seal on hästi suur eeltöö ees, et mis on see väärtuspakkumine, mida klient tegelikult tahab, on ju, ja mis on see, mida ta nõus sellest ka maksma on. Ehk siis hind on hästi oluline, et lihtsalt niisama, et mul on parem turundus või et näiteks mul on kvaliteetne toode, mis ei ütle kliendile otseselt midagi, siis nendest asjadest paraku ei piisa. 7. punkt. Akos ei ole kõige olulisem reklaamimõõdik, aga Takos on. Keskendudes Akosele, keskendud sa väga kitsalt ainult kasumile, keskendus Takosele, keskendus sa tihtipeale ka selle toote nii-öelda rankingu üles pushimisele, mis tähendab seda, et kui su kogu müük on lõppkokkuvõttes suurem, siis on ka sinu kasum ja sinu potentsiaalne võit väga palju suurem ja sul on rohkem ruumi, et reklaami eelarvega mängida. 8. Tootja risk on tõenäoliselt kõige kallim ja suurem risk, mis sul Amazonis on ja võib tekkida potentsiaalselt. Ehk siis, kui sa oled juba saavutanud mingis nišis edu, tabanud nii-öelda natukene kulda, siis püsi selles nišis, proovi selle sama tootja käest tuua võimalikult palju uusi erinevaid tooteid, sest sa oled mõnes mõttes ära testinud, et see tootmispartner on usaldusväärne, ta toodab kvaliteetset kaupa ja ta teeb seda mõistliku hinna-kvaliteedi suhtega ka sinu jaoks, mis aitab sul kasumit teenida. Iga kord, kui sa lähed uue tootmispartneri juurde, sul tekib risk, et sul võib tekkida defekt, sul võib tekkida praak ja see on paratamatult üks asi, mida sa võid kontrollida ja sa paned sinna palju aega sisse, et seda ei tekiks ja ei tuleks. Aga kui see tuleb, see on üks kontrollimatu asi, mis võib päris valusalt lüüa. Nii et kui vähegi võimalik, proovi püsida samas nišis või sama tootjaga oma valdkonnas võimalikult kaua, sest siis on sul garanteeritud, et sa tead, mida sa saad sellest tootmisest. Iga kord, kui sa vahetad tootmispartnerit või niši, siis esiteks sa pead ise kompetentsemaks saama, sa pead jälle selle uue niši, uue ostja profiili selgeks tegema, sa pead aru saama, mis selle tootel võib minna hästi, mis võib valesti ja sul tekib uuesti see risk, et võib-olla see tootja ei ole päris nii usaldusväärne, kui esmapilgul tundub. 9. Amazoni review'd ja eriti just head review'd on sinu Amazoni nii-öelda cheat code. Ehk siis, kui sa suudad tuua turule toote, mis hoiab head review skoori või tuua turule toote, mis on parema review skooriga kui sinu konkurentide toote, et siis see tõeliselt või sees, sest et parem review skoor lapib kinni väga palju sinu vigu, see peab olema nii kompetentne paljudes asjades, kui sul on lihtsalt hea review skoor. Siin on nüüd pildil üks näide ühest meie tootest ja mis vahe oli käibel siis, kui tal oli 4,5 tärni review skoor visuaalselt siis ja siis, kui tal oli 4 tärni visuaalselt review skoor on ja. See vahe tegelikult on ainult 0,1 punkti on ja 4,2 pealt muutub ta 4, 4,3 pealt muutub ta 4,5 peale ja vahe oli kahekordne käibes. Ja me oleme näinud seda väga paljudes nišides, väga paljude toodetega, mida me müünud oleme, et kohe, kui sul tekib konkurentsist ainult pool tärni parem review skoor, mis on tihtipeale ainult 0,1 punkti, siis müük lihtsalt tõuseb õhku, kasumid lähevad väga mõnusaks, ilusaks, heaks ja see tähendab tegelikult sinu jaoks seda, et sinu töö on teha niisugune toode, mis võiks saada potentsiaalselt parema review skoori või teha paremat klienditeenindust või mõelda mingisugune lahendus välja, kuidas mitte halbu review'sid vähemalt saada. Nii et Amazoni review'd lapivad väga palju vigu, mida muidu Amazonis võib teha. 10. Parem toode, aga visuaalselt mitte eristuv, ei pruugi Amazoni konkurentsis läbi lüüa.
Me oleme nüüd siin karjääri jooksul teinud 2-3 toodet, mis iga nurgalt, kuidas sa seda toodet vaatad võrreldes konkurentidega, ta on loogiliselt ja omaduste poolest parem toode kui konkurentidel. Aga ta ei ole nii palju parem toode, et ta saaks näiteks 0,5 punkti paremat review skoori. Ja mis siis juhtub, on see, et kui ta on sarnane ka veel visuaalselt teiste konkurentidega, siis klient oma silmaga kiiresti läbi scrollides käies ta lihtsalt ei erista ära, et sinu toode on tegelikult parem toode, lahendab probleemi paremini, on talle parema väärtusega kui konkurendi toode ja ta hakkab vaatama lihtsalt pilte, vaatab, et suht sarnane toode, suht sama asi, ta vaatab hinda ja ta tihtipeale ostab sinu konkurendi toote, mitte sinu toote. Ehk siis, kui sa lood parema toote, siis jälgi, et selle parema tootega, kas sul on üks võimalik saada ka parem review skoor, on ja pool tärni parem skoor, või kui seda ei ole võimalik saada, siis parema toote puhul loo kindlasti ka visuaalne eristumine, mis aitab sinu toodet sellest konkurentide mürast eristada, just siis saavutada sa tegelikult parema tootega ka edu. Ja nüüd lõppu väikene boonuspunkt, mis ma arvan siin kindlasti inspireerib ja motiveerib seda äri ka tegema ja paremini tegema, aga enne kui me sellest räägime, siis kui sulle meeldib see sisu, kui sulle meeldib Amazon, see teema pakub huvi, me resoneerume sellega, kuidas sa mõtled ka, siis ole hea, pane meie videole like, pane meile subscribe. Jeff Bezos andmetel võib sinu müük kohe 5-kordistuda pärast seda, kui seda teed, mine tea, äkki toimib. Igatahes boonuspunkt on siis see, et nii palju, kui mina olen näinud nüüd juba 10 ja isegi 100 erinevad Amazoni müüjad nii Eestist, välismaalt ja ka ise kogenud erinevate kontode ehitamist, siis Amazoni äri on võimalik 1 miljonilise aasta käibeni ehitada täiesti üksi või kahekesi. Miks see on äge? On sellepärast, et sa saad luua endale väga ägeda asukoha vaba kanali, asukoha vaba äri ja tehes seda ainult 1 või kahekesi, omamata seda koormust, et sa pead tegelema inimeste probleemidega ja nii edasi. Ja see on väga-väga suur väärtus. Nii et kui sa mõtled, et peaks võib-olla hakkama palkama järgmist inimest, siis tea, et näiteks meie äri, mille me müüsime, müügi hetkel tegi kuskil 3,5 miljonit 12 kuu käivet ja seda juhtis 1,5 kohta, siis töökohta inimesi. Nii et Amazoni äri on võimalik päris vähesega päris suureks ajada. Tänud, et kuulasid, tänud, et selle aja võtsid. Näeme sinuga järgmises videos. Tšau!